tere! Tänases videos tutvustan teile toode katuselahenduste BIM-mudeleid autodes Revit tarkvaras. Toode BIM-objektide sisestamiseks projekti avame Revitis ProDLibi alt eelnevalt installeeritud toodekataloogi. Valime näiteks Classic katuseprofiili ja sisestame soovitud mõõdud, pinnakatte ja värvitooni. Katust võib sisestada nii 3D kui ka plaanivaates. Korstnaava tegemiseks katusekattesse saab kasutada Workplane-based void family't, mis paigutada lõigatava pinna peale. Korrigeerime voidi asetust ning lõikame avakatuse kattesse. Seejärel peidame ajutiselt katusepleki ja sisestame kataloogist Classic katuse lisaplekid. Valime räästapleki ja sellele soovitud värvi. Sisestame räästapleki Big Lines käsuga katusepinna alumisse serva. Avades lõike katuseräästast saame teha korrektuurid. Pöörame profiili õiget pidi ja korrigeerime paigutust. Nihutame katusekatte räästapleki peale. Järgmisena valime toode kataloogist otsapleki. Paigaldame otsapleki Big Lines käsuga katusekatte küljele. Pöörame profiili õiget pidi. Peidame katusekatte ja valime toode kataloogist harja tugipleki. Ja sisestame selle Big Lines käsuga katusepinna ülemisse serva. Teeme katusekatte nähtavaks ja nihutame harja tugipleki paika. Sisestame Classic otsapleki sarnaselt tugiplekile. Lumetõkke paigaldamiseks valime toode kataloogist Classic katusele mõeldud lumetõkke. Saame valida, kas soovime lisalumeprofiili ja lühikest kinnitust. Sisestame lumetõkke pikkuse ja valime värvi. Seejärel sisestame lumetõkke katusekattele. Ja sätime Align käsuga paika. Vajadusel nihutame lumetõket räästa suhtes. Katusesilla paigaldamiseks valime toode kataloogist Classic katusele sobiva käigusilla. Valime lühikese kinnitusega käigusilla ning sisestame katusekalde, pikkuse ja valime värvi. Sisestame käigusilla katusekattele ja sätime Align käsuga paika. Seinaredeli paigaldamiseks valime toode kataloogis sobiva seinaredeli. Valime, kas soovime seinaredelit tagasipööratavate kaartega ning sisestame pikkuse, kauguse seinast ja värvi. Paigaldame redeli seinale. Ja nihutame plaanil Align käsuga redeli käigusillaga ühele joonele. Vajadusel nihutame redelit nooltega üles või allapoole.
katuseredelit on kõige mugavam paigaldada lõikes, mis on katuse tasapinnaga paralleelne. valime toode kataloogist Classic katusele sobiva katuseredeli. saame valida, kas soovime katuseredelit keskkinnitusega ning 11–20 kraadise katusekalde korral saab valida katuseredelile ka astmeplaadid. sisestame katuseredeli pikkuse, katusekalde ja valime värvi. ilma keskkinnituseta katuseredeli paigaldamise lihtsustamiseks ilmub paani keskele abistav joon. Keskkinnitusega katuseredeli paika sättimiseks tuleks kasutada align-käsku. samuti saab align-käsuga joondada seinaredeli katuseredeliga ühele joonele. vihmaveesüsteem tuleks sisestada plaani vaates. valime toode kataloogist sobiva toote. valime painutatud sülitiga vihmaveetoru ning sisestame räästa laiuse, vihmaveerenni pikkuse, kõrguse maapinnast ja valime värvi. võimalik on valida, kas soovime rivitisse sisestada vihmaveesüsteemi või vihmaveerenni ja vihmaveetoru eraldi. paigaldame vihmaveesüsteemi välisseina vastu ning sätime asetust vaates. vihmaveesüsteemi saab lohistada nooltest sobiva kauguseni või kasutada align-käsklust. korrigeerime vihmaveetoru kaugust renni otsast. võimalik on muuta vihmaveerenni kinnituse kaugust renni otsast. vihmaveerenni otste lõpetusi on samuti võimalik valida. näiteks saame valida lõpetuseks 90-kraadise välisnurga, mis annab võimaluse jätkata vihmaveerenni räästa teisel küljel. antud näites valime vasakusse otsa renni otsa ja parempoolse otsa jätame vihmaveerenni jätkamiseks lahti. kopeerime vihmaveesüsteemiga teisele poole ning paigutame vihmaveetoru paremale poole ja korrigeerime vihmaveerenni otsad. vihmaveesüsteemil on võimalik ka valida vihmaveetoru kinnituse suunda. tänan kuulamast!